Kujuta ette, et sul on käes 20 000, võib-olla 30 000 või isegi 50 000 eurot. See võib olla raha, mille oled säästnud aastate jooksul. Või tulu ettevõtte müügist, või pärandus, või mingisugune boonus. Ja nüüd seisab see raha kontol ning iga päevaga tundub, et sa peaksid sellega midagi tegema. Aga sa ei taha vale sammu teha. Sa ei taha ärgata järgmisel hommikul ja näha, et su investeering on 10% kukkunud. Sa ei taha ka jääda tühikäigule ja lasta inflatsioonil vaikselt su raha väärtust närida. Nii et sa mõtled, kas ma peaksin selle raha investeerima kohe või parem jagada osadeks ja teha seda sammhaaval. Täna räägimegi just sellest, kuidas investeerida suuremat summat targalt. Et sa tunneksid end enesekindlalt, mitte närviliselt, et su raha hakkaks tööle, aga ilma, et sa peaksid öösel ärkvel olema. Mina olen Valle Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Täna tahan sinuga jagada 3 strateegiat, kuidas suurt rahasummat targalt paigutada. Ükski neist ei ole parem kui teine või siis parem kui mõni muu strateegia, mida ma siin videos ei maini. Minu eesmärk on siin mõtlema panna, mis erinevate lähenemiste plussid ja miinused on ning mis sulle võiks sobida, kui sa suurema rahasumma saad. Alustame lihtsast, aga võimsast põhimõttest. Mida varem sa investeerid, seda rohkem aega on rahal kasvada. See võib tunduda triviaalne, aga selles peitub kogu investeerimise kuldne tuum. Investeerimises ei tee suurimat vahet mitte, millist aktsiat sa valid või millal sa täpselt sisened, vaid kui kaua su raha töötab. Aeg on võimendaja, mida ei saa asendada mitte ühegi teise strateegiaga ega nipiga. Ja just sellepärast on sageli korraga investeerimine toonud keskmiselt parema tulemuse kui ajas hajutamine. Lihtsalt seetõttu, et raha jõuab rohkem töötada, rohkem kasvada ja rohkem korduvalt kasumit teenida. Kui su raha on turul, siis ta ei seisa, ta töötab. Isegi siis, kui turud kõiguvad. Isegi siis, kui uudised tunduvad negatiivsed. Ajalooliselt, kui me vaatame 10 aastate lõikes, on turgudest saanud investori parim liitlane. Ja see tähendab seda, et mida rohkem aega su raha turul on, seda rohkem ta teeb sinu eest tööd. Kujuta ette 2 inimest. Mõlemal on 10 000 eurot investeerida. Üks investeerib selle kohe, teine ootab 6 kuud, sest ta tahab näha, mis turg teeb. Kui turg tõuseb selle 6 kuu jooksul 5%, siis esimene inimene teenib 500 eurot. Teine, aga mitte midagi. Ja nüüd, kui mõlemad hoiavad oma investeeringut 10 aastat, siis see 500 eurot, mille esimene inimene alguses teenis, kasvab edasi koos kogu ülejäänud portfelliga. See on liitintressi jõud. Kasv ei ole ainult mitte sellelt, mida sa investeerisid, vaid ka sellelt, mida su raha juba teenis. Ja kui sa annad sellele kasvule rohkem aega, saab ta ka rohkem kiirust. Mõtle rahast nagu lumepallist. Kui sa viskad selle mäest alla varakult, siis ta jõuab suuremaks paisuda. Kui sa viskad selle poolel mäel, jääb ta väiksemaks, isegi kui all on sama pikk lõik. Mida varem sa palli veerema paned, seda rohkem ta kogub hoogu ja ka massi. Ja just sellepärast on korraga investeerimisel ajalooliselt olnud parem keskmine tootlus, mitte seetõttu, et see on nutikam liigutus, vaid seetõttu, et see on ajaliselt jõulisem liigutus. Loomulikult turud ei liigu ainult ülesse. On volatiilsust, on langusi, on kriise, aga kui me vaatame suuremat pilti, 10, 20, 30 aastat, siis me näeme, et pikemas ajas on aeg investori liitlane. See tähendab, et kui sul on raha käes ja sa mõtled, millal alustada, siis kõige suurem oht ei ole vale aktsia või halb hetk. Suurim oht on tegevusetus. Nii et jah, korraga investeerimine võib tunduda hirmutav, aga statistiliselt ja ajalooliselt on see tihti üks kõige efektiivsemaid viise raha tööle panna. Eriti siis, kui sul on teadmised, pikaajaline plaan, rahulik meel ja kindel strateegia. Aga nüüd tuleb teine pool sellest pildist, mis kogemusteta investorile selle strateegiaga vee võivad peale tõmmata, ehk emotsioonid. Kui sa investeerid kogu summa korraga ja turg langeb homme 10%, siis tekib väga tugev tahtmine kogu asi maha müüa ja muidugi sellega ka kaotada. See pole ratsionaalne, aga see on tegelikult inimlik. Ja just siin tulebki riskimaanduseks mängu teine variant, ehk strateegiline hajutamine ajas. See on eriti vajalik ka neile, kellel turust väga suurt teadmist ei ole ja kes ei oska ka hinnata, et kas praegu on õige aeg osta või müüa. Ja selle strateegia puhul sa mitte ei investeeri kogu summat korraga, vaid sa jagad selle väiksemateks osadeks ja investeerid kindla graafiku alusel kord kuus või kord 2 kuu tagant või kvartalite kaupa. Ja seda nimetatakse inglise keeles dollar cost averaging ehk siis kulupõhine keskmistamine. Ja selle meetodi eelis on väga lihtne. Sa väldid halbadel hetkedel kõike korraga ostmist.
Kui turg on kõrgel, siis sa ostad vähem. Kui turg langeb, siis sa ostad rohkem, sest iga kord sa investeerid selle sama summa. Pikas plaanis tasandad sisseostu hinda ja maandad emotsionaalseid riske. Võtame ühe näite. Oletame, et sul on 24 000 eurot. Sa võid selle investeerida korraga. Aga kui sa tead, et turg on hetkel kõikuv ja sa pole emotsionaalselt valmis kaotama 10% juba järgmisel nädalal, siis sa võid selle jagada näiteks 12 kuu peale, ehk siis 2000 eurot kuus. See tähendab, et aasta jooksul investeerid sa igasugusesse turuolukorda, nii tõusul kui ka langusel. Ja selle asemel, et muretseda, kas sa ajastasid õigesti, sa lihtsalt juhid süsteemi. Ja viimane võimalus on ka kombineerida kahte lähenemist koos. Näiteks investeerida korraga 30–50% summast ja ülejäänu hajutada 3–6 kuu jooksul. See annab sulle selle tunde, et sa ei raiska aega ega hoia kogu rahaga seismas. Aga samal ajal jätad endale ruumi kohaneda ja jälgida ka turu liikumist. Ja siin on nüüd väga oluline punkt. Ükski variant ei ole õige või vale. Küsimus ei ole ainult selles, mis toob paremat tootlust, vaid ka selles, mis toob sulle rohkem meelerahu. Kui korraga investeerimine ajab sind närvi, siis isegi kui see annab parema keskmise tootluse, ei pruugi see olla sinu jaoks parim valik. Sa elad selle investeeringuga iga päev ja su rahaline tee peab olema ka psühholoogiliselt jätkusuutlik. See peab sobima sulle mitte ainult Excelile. Nii et kui sul on suurem summa käes, siis küsi endalt need 3 küsimust. Esiteks, kas ma tunnen end mugavalt, kui see raha homme turule läheb ja ajutiselt kaotab 10%? Teiseks, kas mul on juba olemas selge investeerimisstrateegia? Ehk siis kuhu ja miks ma seda raha üldse suunan? Ja kolmandaks, kas ma vajan turvatunnet või suudan taluda lühiajalist kõikumist? Kui sa vastasid, et sa tahad kindlamat maandumist, siis pigem hajuta. Kui sul on kogemusi ja külma närvi, võid sa investeerida suure osa kohe korraga. Aga kõige tähtsam on see, ära lase otsustamatusel sind ennast halvata. Seismine on kulu. Tegutsemine, ka osaline tegutsemine viib sind tegelikult edasi. Kui see video aitas sul selgemaks mõelda, jaga seda mõne sõbraga, kellel seisab raha kontol ja kes ei tea, mida sellega peale hakata. Ja kui sa tahad veel rahateemalisi, praktilisi, selgelt lahti seletatud videoid, siis vajuta subscribe ja kohtume juba järgmisel korral. Ja pea meeles, raha töötab siis, kui sina teed talle plaani. Ja plaan ei pea olema täiuslik, aga ta peab olema liikumises.